häid mõtteid ja võib-olla hoopis see, kes algselt oli planeeritud mõrvariks, aga lõpuks osutub, et on õige mees. No paar korda niisugune kiusatus olnud, aga ei, tähendab enne kui ma kriminaalromaani puhul enne sa ei saa hakata kirjutama, kui sa tead, kes, keda, miks ja kuidas. Tähendab see sündmusi käivitav kuritegu või asi tihti peale, et see peab olema nagu endal teada. Muidugi kirjutamise käigus tulevad teatavad modifikatsioonid, aga peamine, et seda põhiskeemi nagu jälgida, sest selle väljamõtlemine on olnud see põhiline, mida ma olen enne kirjutamist teinud, et seda sa pead ikkagi teadma. Aga jah, ütleme, et sellised kõrvalliinides tuleb ikka muudatusi ette. Tähendab, see nüüd haakub sellise teemaga, millest võib hästi pikalt jagatada, aga mille kohta ma väga konkreetselt ongi raske öelda, et kui palju sa enne kirjutamist tead. Ikka küsitakse seda ja ise ka mõtled, et kui palju ma pean teadma, enne kui sa kirjutama hakkad. Tähendab, ega romaani ei ole võimalik välja mõelda peas. Võib visandada midagi, aga need on kõik sellised visandid. Kui raamatus on 300 lehekülge, siis kõik sünnibki siis, kui sa kirjutad. Nagu skulptuur sünnib, eks ole, konkreetselt haamri all ja maal sünnib siis, kui sa instiga seal maalid, et enne seda on mingisugune kujutlus, mingi idee. Ja siis, kui see loomine on loomisprotsess, loomine ongi see loomisprotsess, eks ole, et siis, kui sul tegelased tulevad romaani sisse, siis nad hakkavad rääkima, siis nad tahavad juba natukene oma elu, sa paned rääkima ja vaatad, mida nad räägivad ja lähed nendega kaasa, natuke peab neid suunama mõnikord, vahest mõni kõrvaltegelane hakkab arvama, et tema on siin peategelane ja see tema liin on nii tähtis, siis tuleb ta kõrvale puksida ja teid. Jah, sina järgmine kord vaatame, aga praegu olen rahulik, et sinu väljumise raamatus teha seda, mitte oma selle murega sinna ei tohi tükkida. Ja et kõik see nagu sünnib ikkagi kirjutamise ajal ja seda kõike ei saa ette mõelda ja planeerida. Ja mida ma olen kuulnud väga paljude kirjanike käest, on siis selline pool maagiline või müstiline moment, et sa kirjutad, ütleme, leheküljel 30 mingisuguse asja sisse, mis tekib loomisprotsessi käigus, kus sul ei ole alati kõigile küsimustele, miks täpselt vastuseid, ta lihtsalt tuleb sinna. See ongi see, loomisprotsessi käigus sa oled mingisugune kana, sa kirjutad ja sa ei jõua kõige kohta mõelda. Ja kusagil 100 lehekülje pärast sa oled jännis, sa ei tea täpsemalt, kuidas need sündmused edasi lähevad ja siis äkitselt see mingisugune asjandus seal 30. leheküljel sobib täpselt sinna, kus sa jännis oled ja siis ongi selline tunne, et tuleb siis nagu mingi märk või selline kinnitus, et sa teed õiget asja. Et tuleb nagu siis rohkem ennast usaldada ja mitte alati kõike täpselt planeerida, et kirjutadagi sisse asju, mida sa täpselt ei tea, aga ta on mingi instrument, mida sa saad siis tükk aja pärast kasutada. Seda nagu juhtub jah paljude kirjanikega, et sa ei saa kõike ette mõelda ja usaldada ennast, et paned seal mingisugune tegelase kahtlaselt käituma või mingi asja vastu huvi tundma, siis 50 lehekülje pärast sa saad selle pealt edasi minna. Aga paljudel kirjutajatel ja kirjanikel tuleb loomingu kogu aeg nagu öösiti peale, kuidas teil on, kas te kirjutate öösiti või päev? Mõni kirjutab muusikasaatele. Jaa, muusika peab kogu aeg mängima, jah. Isegi artikleid kirjutatakse öösiti. Siis tuleb paremini välja kui päeval. Tegelikult ega aega on nii vähe, et ei saa väga valida, et tulebki, aga peamiselt oleneb, mis teie jaoks öö on, eks ole? Ja algab kell 1, 2, 3. 1, 2, 3, jah.
või isegi üle, ma ise kirjutan ka muidugi mitte nii nagu teie, aga ütleme isegi tühipaljas artikkel, et tuleb öösel nagu mingisugune looming peale, ärkan üles, hakkan kirjutama. Noh, jah, muidu hommikul läheb meelest ära. Siin on lihtsalt see üks küsimus, et kui sa öösel kirjutad, siis sa ei saa hommikul kirjutada. Jah, just. Siis sa oled tühjaks imetud. Jah, siis sa hakkad kusagil päeval tööd tegema. Ega siin kirjutamine ei ole ka nii, et sa nüüd otsustad, et ma lähen kirjutama, istud arvuti taha ja hakkad klõbistama. See tähendab, et sa lähed ja istud arvuti taha. Ja siis võib-olla läheb kuskil 2-3 tundi aega, enne kui nagu hakkab midagi tulema. Siis elamist on vaja. Aga jah, ma arvan, et võib-olla kõige rohkem ikkagi see õhtune aeg, jah. Ma ei tea, umbes selle 8-4-5 sellist. Ka mõnes filmis ja raamatus on niimoodi olnud, et ta kirjutab ühe jupi ära, annab kohe trükki. Siis natuke sõbrast kirjutab järgmise jupi, annab jälle trükki niimoodi osade kaupa, kus on võimalik. Kui sa järjejuttu kirjutad ajalehele, siis... Mitte järjejuttu, vaid ikka täitsa teost. Mida nad trükivad siis 2 lehekülge? Ja no seda ei tea. Eelmine trükk läheb meelest ära, et see trükk on. Kui palju seda muudatusi tuleb, et ütleme, kirjutate 100 lehekülge valmis ja siis mõtlete, et oi, seal kuskil 30. oleks pidanud teisiti olema midagi, et kui palju seda parandamist tuleb nagu ette? Või üldiselt jääte enda juurde, mis te olete juba kirjutanud? Jah, see sõltub sellest, mis, eks ole, ilmselt vist igat moodi olnud, et ei ole süükest. Üldiselt mulle meeldib ikkagi niimoodi, et edasi minna ainult siis, kui sa oled nii päris kindel, et sa siin nüüd enam sisulisi muudatusi nagu ei tee. Tähendab, et ma ei jäta nagu asju lahtiseks. Nii on nagu raske. Aga see ei tähenda seda, et kuna ma olen laisk ja lohakas, siis ma viitsi alati asju järele kontrollida. Üldiselt mulle meeldib ikkagi see, et kui mul mingi tekst on valmis, siis ta peaks natukene seisma, et seda saaks eemalt pilguga vaadata, et sa saaksid seda lugeda, sa ei oleks enam nii sees kinni seal. Ja siis, kui sa nagu loed sellise pilguga, et sul ei ole kõik laused enam meeles, siis on teda nagu lihtsam kõrvalt näha. Ja siis on teda õigem muuta. No vahest on nii, et sul ei jääda mõne tegelase nimi rahu, et see on vale nimi, ta ei lähe selle nimega. No siis tuleb lihtsalt tagasi minna nimi ümber. Või mingisugune sündmus ei hakka kuidagi tööl. Võt siis läheb jälle muudab tagasi. Tavaliselt mõni lause ei meeldi. Sa oled selle lause seda kirjutanud, aga ei meeldi see lause. Ei ole midagi teha. See on loll lause ja muudab ära. Kõlselt ma ikka nokin ja näpin neid siis, kui nad on valmis päris palju. Ja alati leiab midagi sellist, mis päriselt nagu ei meeldi, mingis õigus või lauses. Aga jah, siin on nüüd raske öelda, kui palju see on nagu meetod või kui palju ta on selline juhuslik. Raamatu puhul erinevad. Jah, eks ta nii ongi. Näiteks selle suure Timuka tütre puhul oli nii, et ütleme, et see olevist ja nagu selles mõttes parem, et algselt oli see asi olemas näidendina. See oli väga vilets näidenda, sellega midagi ei juhtunud ja siis, kui ma hakkasin seda romaaniks ümber, kui oli mul juba valmis, ma sain aru, et üks tegelane puudub. Siis ma lisasin sinna ühe tegelase, kui ma hakkasin seda romaaniks kirjutama, siis ma lisasin sinna veel ühe tegelase. Et see tähendab, et sa lähed jälle nagu kogu aeg algusesse ja hakkad jälle siis seda tegelast niimoodi sisse panema ja ümber muutma. Ja Timukaga vist oli ka niimoodi, et mingisugune motiiv või mingi sündmustik, mis osutus päris oluliseks, et seda ma sain aru, et on seda vaja ja siis sa lähed jälle algusse ja hakkad seda vaikselt sisse vaatama ja sisse tooma. Et see mõtlemine ja kombineerimine ongi see, mida tuleb kogu aeg teha, et siin on raske öelda, et juttudega on selles mõttes lihtsam, et see maht, mida sa muutma ümber tegema on lihtsam. Öeldakse, et mõni kirjanik ütleb, et millest nagu tööd alustada. Et väga hea on see, kui
alustad siis sellest, et loed üle, mis sa eelmisel päeval kirjutasid. Mina olen õppinud seda vältima. Et siis, kui sa seda nagu pidevalt loed, siis ta läheb igavaks. Et see, mis sa eelmisel päeval kirjutasid, jätta see rahul, et seda loed nädala aja pärast, 2 nädala pärast. Kui te loete raamatuid, siis noh, see torkab alati silma, et raamatu algus, esimene lehekülg, et see on see, mis justkui paistab olevat kirjanikud kõige rohkem viimistletud. Ja ongi. Seda algust ma olen lugenud sadu kordi ja seal on nagu see lause rütm ja see, kuidas sa kuulad ja loed ette seda lauset endale, noh, see on nagu see, millega kõik tegelevad. Et sellist hoolsust ja püüdlikkust on selles esimeses leheküljes alati kõige rohkem. Hiljem sa märkad, kui ma loen midagi, et ahah, et noh, siin koha peal ta juba kirjutab, siin ta nüüd niimoodi ei pinguta nagu esimese lehekülje. See on minul nii ja see on teistel, see on paratamatu. Tänapäeval on hea, et on arvuti parandamise seisukohal. Ei kujutagi jah ette, kuidas masinaga mingisugust pikemat romaani sai teha, et noh, käsitsi veel kuidagi, et lõpuks, kui sa valmis saab, sul on noh, sihuke virn, eks ole, solitud pabereid kokku, aga siis hakkad puhtult ümber kirjutama, aga trükimasinaga ei kujuta jah ette kuidas see võimalik oli, aga kõige paremad raamatud on kirjutatud trükimasinaga käsitsi. Mul oleks üks poliitiline küsimus. Mis te arvate sellest Langi kultuuri korrastamisest? Võib-olla ka sellest saaks ühe kriminaalromaani. Mis see on täpsemalt, ma ei tea? No see, mida Rein Lang korraldab kultuuri kogu aeg. Kõik raamatud aru. Korrastab siin. Ma ei tea. Ei ole kursis. Ma midagi niimoodi aeg-ajalt kuskilt midagi ei ole kuuled. Üldiselt ega jah, kultuur on siuke asi, et ega seda väga korrastada ei anna, et ta peab sündima ja olemas olema ja ta tuleb turgutada, ergutada, soodustada, aga kas teda kuidagi korrastada, annab ja reguleerida, see on iseasi, et noh, ega see on igasuguseid, siis kui ei ole initsiatiive, siis on halvasti, siis kui tulevad initsiatiivid, see on halvasti. Et võib-olla kultuuriminister peaks olema nagu jalgpallis kohtunik, eks ole, et kui sa vaatad mängu ja mäng on põnev ja mäng käib ja kohtuniku sa ei näegi tegelikult, siis on nagu kõige parem. Kui ta hakkab liiga palju vilistama, siis läheb mäng jamaks jälle, et ta peab tegutsema kuidagi niimoodi nähtamatult. Et ma olen mingisuguseid kuulnud, oli mingisugune e-raamatuga mingi kava, aga ma ei saanud siis täpselt aru ja see tundus üsna jama. Aga siis mingisuguseid muid asju ma olen tõstanud, kui oli poole või veerad kõrvale kuulnud, et ma ei oska täpselt öelda, et mul nagu väga ei huvita ka, mida ministrid ja poliitikud teevad. Ta neid raamatukogusid tahab ju ka suruda. Jah, no kui keegi hakkab midagi sellist aktiivselt tegema, seal taga on alati mingisugused huvigrupid ja mingisugused huvid ja mingisugused lobid, et see on vältimatu, see on alati nii olnud. Minu jaoks raamatukogu, nii nagu ta on kogu aeg olnud, ma ei kujuta ette, kuidas ta teistsugune võiks olla. Ja raamat on raamat, see ei kao kuhugi, niimoodi ta jääb. Et raamatutega on Eestis probleem võib selles, et nad on hirmus kallid, kõige kallimad Euroopas vist. Ma ei ole nüüd niimoodi ette võtnud ja hakanud arvutama, aga tundub, et Eestis mingisugune tänapäeval hakkab tõesti romaani hind lähenema 30 eurole, aga siin on vist nii poes. Jah, on ilmselt nii palju, kui ma olen kuskil ringi käinud ja vaadanud Euroopa Liidus üks kõige kallimini. Raamatupoe juurde hindlus kaane hinnal on vanasti ma kuulsin, et 40–60, nüüd pidi olema juba 70%, mis ei vist ta mingi müüa, kes juurde paneb raamatupoode. Ja kogu aeg läheb ju kallimaks. Mul on veel üks
kui seda momenti kuidagi on võimalik korrastada ministril või reguleerida või nagu ja tähendab, ma mõtlen, et raamatud on kallimad mitte siis tähendab nagu elatustasemega võrreldes, vaid absoluutarvu poolest, eks ole, et kui ta või nagu elatustasemega ka võrrelda, siis ta oleks nagu mul on üks küsimus. Tihti on ju kirjanikud ja ajakirjanikud tihti mõtlevad suuri plaane, aga kõik ei tule ju korraga välja ja lähevad öösse magama, näevad mitme päeva neid sündmusi, mis ta tahtis kirjeldada. Magab, paljud targad mehed tõusevad püsti ja hakkab kirjutada, see tuleb kõige parem osa üldse välja, mis romaanis on. Neil juhtub seda. Unes jah, unes. Ükskord on jah juhtunud, oli niimoodi, et ma ärkasin hommikul üles ja mul oli üks lugu oli peas. Ma istusin ummikus autoga 2 tundi hommikul, jätsin seda niimoodi metoodiliselt meelde kogu aeg. Jõudsin töö juurde, panin mingid videopunktid kirja, läksin õhtul koju, võtsin arvuti, sõitsin kuhugi kõrtsi ja hakkasin kirjutama. Mingi 2 päevaga oli jutt valmis ja pärast see sai selle suure Tuglase novellipreemia. Aga vahest on tõesti nii, et see, mis sul nagu õhtul, mõte jookseb kinni, midagi ei ole teha, inimesel pea on psühholoogiline arvuti, teame seda kogu aeg, tänapäeval üha kindlamalt, et tegelikult seal ajus toimuvad keemilised protsessid, eks ole, vahest need protsessid ei toimi hästi, kui tahaksid, et siis ta vajab asi on kinni jooksnud, tuleb ta välja lülitada, jahutada, arvutitele väga hästi mõjub jahutada, tolgu puhastada seest välja, kõik panevad mõni uus programm peale installida, see tähendab, kui raamat vahepeal läbi lugeda. Et see kõik jah, paneb selle arvuti paremini käima ja vahest, kui on mingisugune kuskil jännis, ei tule mingit mõtet, siis on 2 võimalus, kas sa annad vänta, see tähendab niimoodi hakkad siis forsseerima, mingid mõtteid genereerima, mõnikord annad tulemuse, mõnikord mitte kõige parema. Teine variant on siis jah, eks ole, teha reset, välja lülitada, puhastada ja magada näiteks ja äkitselt see asi läheb kuidagi kergemalt iseenesest edasi. Aga laiemalt mõttes on see selline inspiratsiooni küsimus, et ega seda ei tea ju, kus sa inspiratsiooni nagu saad alati mingisuguse sekundi jooksul see mõnikord juhtub. Tuleb vasta ennast kuidagi asjadel mõjustada ja mõjutada ja ise mingisuguseid inspiratsioone otsida ja külge tõmmata emotsioone ja vaadata ringi. Et ega kirjanikud ei mõtle ju kunagi midagi päriselt välja nullist. Kirjanik kasutab sõnu, sõnad on maailmas olemas. Laused on, hea lause on olemas, tähendab lause rütm ja teksti meloodia, see on olemas, seda tuleb osata kuulata, see peab kuidagi niimoodi tulema. Ütleme siin Tammsaare või Kivirähk, neil ongi see teksti kuulmine niivõrd hea, kas nad ongi head kirjanikud. Mõni inimene tahab olla kirjanik, aga tal ei ole sellist kuulmist ja midagi ei ole teha. Kuulelikult teksti ja siis tal see jutt jääb ka selliseks kuidagi kistuks, nagu öeldakse. Et jah, mul on siiski mõte. Nii, nüüd on õiga. Jätkub EGTL 5. raamatu jagu. Palju küsimusi ja palju teemasid. Ma võtan kõigepealt vanemaks jah, uues raamatus on ta 52 aastane. Vanem inimene on teistsugune inimene, kui ta oli noores peast, siis tal on elu ja asjad üle teistsugused vaated, võib-olla ta on muutunud konservatiivsemaks natuke. Tõvi, ma ei saa öelda, ma tean, mis see on ja miks see on, aga 4. raamatus on sellest vähe juttu, ma panin ta praegu kõrvale. Palju tal energiat jätkub,
Nõmmega olnud niisugune asi, et kui ma siin nuputanud 5. peale, ma ei ole veel, ega ei jõua väga palju ette mõelda. Korraga saab peas olla nagu üks teos ikkagi, et on nagu mitmeid variante, mitmeid süžeesi, ma ei ole veel otsustanud, millist ma nagu kasutan, kas ma olen ajas tagasi, mida saab ju alati teha, eks ole, teen peal 40-seks, ei ole ju tähtis, eks ole, või lähen ajas edasi või jään samasse aastasse, et kõik variandid on nagu võimalikud, et ma ei ole veel päriselt otsustanud, sest see on vaja veel aastaarvudega nagu päris ajalooliste sündmustega kuidagi žonglöörida, et kui temal enam energiat ei ole, et siis ma olen sisse juhatanud nagu tema poja, kes siis tegeleks selle asjaga edasi ja nii edasi. Oleks huvitav liikuda Tallinna ajaloos kogu aeg ülespoole kuni selle ajani välja, mida reformatsiooniks nimetatakse, siis kui Eestis keskaeg siis ametlikult nii-öelda läbi sai. See on tohutult huvitav periood linnaelus. Jällegi väga vähe on selle kohta teada, kuidas need asjad tegelikult olid ja mis annabki palju võimalusi ettekujutuseks, ega Eesti ajaloos on tihti siukseid asju, ka Pirita kloostrid oli tohutult palju, mis ma avastasin, et üks autor teeb mingisuguse oletuse, teooria, teine viitab sellele, kolmas kasutab seda juba tõestatud faktina ja siis jõuab see juba entsüklopeediasse ja siis seda entsüklopeediat refereeritakse ja nii paljud asjad muutuvadki siis päris ajalooks, mis on kunagi olnud kellegi teooria või mõte. Üks samasugune asi on selle reformatsiooniga, et kui seda on siin tänapäeva ajaloolased hakanud siis allikapõhiselt uurima. Täpselt näivad nende allikate juurde, kus me peaksime sündmuste kohta teada saama ja siis seda nagu võrrelda kogu selle hilisema pilvega, mis on selle sündmuse peale tekkinud, et siin see vahe on päris suur. Aga mingi oli seal veel üks küsimus, mida ma nüüd vastan palju. Vist sai kõik vastatud, see 5. raamatu küsimus, ma saan aru, et päris selline mõtteid on, aga et kas nüüd Merkur ise või tema poeg, et see on? Ei, praegu on ikkagi veel see esimese Merkuri tsükkel, tähendab, teda ikka jätkub veel, ma arvan, et ma ei ole teda ammendanud, et ta peaks ikkagi oma selle needuse või haiguse kohta teada saama ja on nagu paar lugu, mis peaksid ikkagi temaga juhtuma. Siin on lihtsalt, et ma pean valima, kas ta teeb seda Tartus või on Tallinnas, et ma olen ise tartlane, siis on niisugune kiusatus ikkagi mingi lugu Tartus, keskaegses Tartus teha, mille kohta ma tõesti tegelikult mitte midagi ei tea ja mille kohta välitab veel vähem kui Eestis, midagi siiski, aga see ei saa ju olla nüüd takistus, et ei ole keegi ette kirjutanud täpselt, kuidas see eluvolu oli, aga see kiusatus on suur, eriti kui mõelda selle peale, et see keskaegne Tartus oli piiskopiriigi keskus, piiskopi residents, uhke, eneseteadlik, üritas säilitada autonoomiat, kõige kangekaelne upsakas ja sellepärast oli ta orguga kogu aeg jagelemas igasuguste asjadega. Niisugune keskaegse Tartu vaimu kujutamine oleks ju päris põnev. Mis te sellest arvate, nooremad teadusmehed, õppejõud kavatsevad kirjutavate ajalugu ümber, üks vabadusvõitlused ja mis siin kõik me uhkust peame ja mitte midagi ei ole ja kõik see nudu on. Ei, niimoodi ei ole keegi minu teada ka oligi just nimelt niimoodi, et neid vabadusvõitlus ei ole ju olnud. See on kõik niisugune fantaasia, 2 meest läksid kuhugi, andsid 3. peksa, üks suur laev. Nüüd on
see ongi see filtri küsimus, tähendab, kui me ütleme, mina ütlesin ka enne, mõiste vabadusvõitlus, see on tegelikult nimi. See on üks nimi, mis me oleme mingile asjale, mingisugusele pikemale protsessile andnud. Kõik nimed on sellised tinglikud ja kujundlikud. Et kui te mõtlete nüüd seda Eesti ajalugu number 2 köide, ega seal ju ei ole eitatud, et oli vallutamine ja sõjad. Seda eitatakse, et vallutamist ei olnudki, kõik see oli Euroopa areng, see ei olnud taoline. Me olime kõik nõus sellega. No ma olen seda päris põhjalikult lugenud. Mina ei ole nii põhjalikult ükskõik juppe sealt. Seal on küll juttu sellest euroopastumisest. Jah, just. Aga me oleme Euroopa Liit, sõbrad. Aga seal on nagu küsimus pigem selles, eks ole, kuivõrd palju me tarvitame selliseid nimesid. Näiteks kui me ütleme Jüri ülestõus, siis me kõik teame kohe automaatselt, mida me sellega mõtleme. Me mõtleme jah, sellega Harju eestlaskond tõusis vapralt üles, võitles oma vabaduse eest. Kui me nüüd läheme jällegi nende allikate juurde, otse tagasi sinna ajalugu, hakkame vaatama, et kui palju on siin siis seda, mida me nimetame, mida Marek Tamm on nimetanud Jüri tekstiks. See kõik on see pilv või filter, mis on kujunenud ligi 100-aastasest ajaloolise romaani kirjutamise traditsioonist ja mis on tasuja tekstiks, mis sai alguse tegelikult siis Konrad tasujana. See kõik on tekitanud sellise epilis-kultuurilise, mina nimetaks seda pilveks selle sündmuse peale. Aga kui me läheme seda algallikate juurde tagasi, me leiame sealt ühe Saksa ordu kroonika. Ja kuidas me seda loeme? Mis pilguga, mis teadmise, mis infoga me seda loeme? Kui me leiame, et seal on mingisugused vead sees, mingisugused faktilised eksimused, tahtlikud, mida ei saanud olla nii, nagu seal kirjutatakse, siis me hakkame küsima, et äkki siis me teiste asjade kohta ka ei tea. Seal tekib mitmeid küsimusi, kes on need eestlased, keda seal nimetatakse. Eestlasi nimetatakse usu tagalõhetaks. Nad olid siis apostaadid. Me võime olla 100% kindlad, et kui oli toonases poliitilises ruumis teada, et mingisugune Eesti kogukond, kes haaras Mõõga ja läks võitlema isandate valitsejate selle kristliku korra vastu ja tegid sealjuures siis selle usu taganemise, nad ei oleks Rootsist mitte mingisugust abi saanud. See on täpselt sama välistatud, kui et tänapäeval kuskil Afganistanis mingid terroristid korrutavad ära mõne Euroopa riigi saatkonna ja kutsuvad ameeriklasi appi ja nad tulevad. Sellised motiivid on kirjutatud sinna sellesse ordu kroonikasse mingil kindlal põhjusel. Seal on kasutatud just nimelt täpselt seda poliitilist korrektsust, mida toonases poliitilises olukorras vaja oli. Täpselt samamoodi nagu tänapäeval, kui mingi peaminister läheb, räägib, loeb ette oma jutupunktid, mis talle ministeeriumisse on kirjutatud ja selle kohta, et miks me läheme oma sõjaväega sinna riiki. Ega keegi ükski inimene ei võta nagu tõsiselt, eks ole, et me ei saa nagu nende selle kõne või jutu põhjal reaalset sündmusi, reaalset olukorda nagu taastada. Täpselt samamoodi see oli ka keskajal. See ordu kroonika oli kirjutatud, see oli ordu apoloogia, rahvusvahelise õiguse rämeda rikkumise, põhjendamise kaitsekõne. Ja sealt me loeme välja, et Saksa ordu tegi täpselt seda, mida tal oli vaja teha, tähendab. Eestlased vastristitud tõusid üles, tapsid kristlasi. Loomulikult Saksa ordu, kes oligi loodud selliste usu kaitseks, pidi sekkuma. Kui me hakkame seda selle pilguga lugema, et siis tulemuseks on tegelikult see, ma tahaks õudselt, et ma saaksin uskuda, et need sündmused olid nii, nagu seal
see Tasuja või Jüri tekst meile ütleb, aga ma ei saa seda uskuda, sest ma tean, et need ei olnud päris nii, et selles võrrandis on nagu väga palju tundmatuid muutujaid ja see võrrand on meieni säilinud pakendlikul kujul, et väga raske on selle ühe kroonika põhjal taastada, mis seal täpselt juhtus, kes kellega sõdis. Teame ainult seda, et keegi pani selle oma huvides kirja täpselt nii, nagu ta vaja oli. Aga tänapäeva ajaloolased ei üritagi ainult selle ühe kroonika põhjal seda täpselt võrrandit enam taastada, sest see on nagu praktiliselt võimatu. Mulle tohutult meeldiks, kui ma tahaksin uskuda, et 14. sajandil olid Põhja-Eestis eestlastel olemas siuke Facebooki laadne community, poliitiline organiseeritus, ühised poliitilis-riiklikud ambitsioonid ja sõjaline ettevalmistus, et võidelda vasallidega. Olid rahvusvahelised sidemed, siuke poolpõrandalune võrgustik. Ma tahaksin seda uskuda, ma tean, et ma ei saa seda päriselt uskuda. Aga on juhtunud selle Jüri Tasuja tekstiga selline kummaline lugu, et ühe korporatiivse, religioosse korporatiivse ühiku, et siis Saksa ordu kirja pandud poliitiliselt korrektse enda huvides kirja pandud konkreetses poliitilises situatsioonis kasutamiseks mõeldud tekst, ütleme siis mingi tänapäeva Euroopa riigi peaministri kõne mingisuguse jumal teab mis asja puhul, eks ole, on muutunud 700 aastat hiljem ühe rahvuse selliseks tüvetekstiks või tugitekstiks, mille ümber see rahvus on ehitanud oma rahvuslikku identiteedi. See on kummaline fenomen. Isegi siis, kui me tänapäeval võime üpris kindlad olla, et need asjad ei olnud nii, nagu seal kirjas on, aga tuleb välja, et seda teksti tulemus oli hoopis midagi kummalist, mida sellega ei tahetud üldse saavutada, eks ole, et asi andis täiesti vapustava üllatusliku tulemuse kunagi tulevikus. Kui meil seda Jüri ja legendi ei oleks hakatud üles soendama, siis kahtlemata ei oleks ta oma rahvuslikule venelase teadusele väga tugeva mõju avaldanud. Siis, kui see taas tekkis Jüri ja ülestõusu üle arutelu, või mitte Jüri ülestõusu siis, aga selle sündmuste üle arutamine Eestis päevakorda, ma mäletagi, see oli 1800 või 1900 alguses, siis alguses nimetati seda Harju mässuks. Et see termin, see Jüri ülestõus kuidagi tekkis ja võeti käibele ja siis kirjutas Borge oma romaani ja siis hakkasid teised sellest kirjutama. Ja ma olen ühest asjast hästi pikalt juba jah. Meile sellist rahvuslikku uhkust tõstat asjadega võiks nagu ka, et kustpoolt vaadata. Ma üks paralleel tuleb meelde hästi päris palju Rootsis töötanud ja Rootsis käinud ja siitlunud mitu raksu. Ja Eestis on mitu raamatut, mis kirjeldavad seda eestlaste kuulsusrikast Siktuna mõttest. Ja seal ma olen selle giidi käib mitu korda küsinud, et ei tea nagu ei kirjuta midagi sellest. Pole kuulki, jah. Et ma ei tea, kas meil on kehvad giidid siis sattunud seal või mis see päris tõde on, aga kuidagi meile meeldi küll tõesti uskuda, et me oleme rootsastele vastu liga andnud, aga no on teada, mis on... Usume ikka. Tule väga meeldib. Selle kohta minu teada see vist oli... Ma ei ole ajalooline, eks ole, ma kindlalt öelda, aga minu mõttes kas mitte ei olnud niimoodi, et eestlased, et rootslased kirja ei pannud, kes seal nüüd neid jälle käis põrutamas. Seda tehti omal ajal kogu aeg. Aga vist on mingis Vene kroonikas, et läksid venelased kah sinna poole või tulid nad Eestisse ja said kätte need mingisugused kirikuväravad või kirikukellad, mis eestlased olid Rootsist ära pihutanud. Et läbi mingi Vene kroonika on see vist Eestisse jõudnud nagu see motiiv, sest omal ajal me ise ju kirja ei pannud. Aga näiteks seesama Liivimaa Hendriku kroonika, seal on ju sellest osa paar lehekülgi juttu. Ja seda me peaksime nüüd käsitlema faktina, et saarlased, kui hakkas riialaste laevastik sõitma, siis tulid äkki saarlased Rootsist, kus nad olid käinud nagu ikka jälle
joomas ja röövimas ja orje võtmas ja siis nad said kokku isegi kahel korral, tähendab ükskord tekib Ojamaal või seal Gotlandil lahing, sellepärast need riskisõdijad õhutasid siis kohalikele paganitele, röövlitele vastu hakkama ja teine kord oli, ühesõnaga noh, ma täpselt ei mäleta jah, aga need on või sellest jah, et kroonika faktid, et saarlased käisid kogu aeg seal Rootsis tülitamas nii-öelda. Et seda me võime päris kindlasti uskuda, sest noh, see paistab olevat üpris tavaline, et eestlased purjetasid kuhugi, kas nad just noh, tookord kindlasti sikku nad põletasid ja päris maani maha, noh seda me ei tea, aga noh, samamoodi käidi siin välikumadel selle tagasi tegemas siis. Ilus on uskuda, ilus. Noh, Iirimaa Henriku kroonikat lugedes näiteks, siis noh, Vehki oli vist üpris kaugel, aga toonane see sõjapidamisviis oligi, et ega ja üldse keskaegses Euroopas maa annekteerimine ja okupeerimine oli väga harva esinev nähtus, sest maa valitseja, maa isanda õigus olla selle maa valitseja oli jumalike, Jumala poolt antud inimesele ja noh, teine inimene seda vaidlustada oli tohutult keeruline. Et noh, nii me näemegi seda, et ei väga vähe on nagu vallutatud kuningriike, vallutatud ja annekteeritud hertsogiriike, hertsogi maid, et noh, see oli, ühendati kuningriike dünastiate abielu kaudu, ühendati valdusi dünastiliste abielude kaudu, aga sellist annekteerimist tuli ette väga harva ja võib-olla ka sellepärast siis eestlased sihukest asja ei tulnud. Sõda oli see nagu mille Hendrik kirjutab poole oma kroonikast, eks ole, rööviti, rüüstati, võeti palju saaki, kariloomi, tapeti mehi, viidi naisi ja lapsi vangi. See oli nagu see, millega enamasti sõjavägi tegeles ja siis olid aeg-ajalt tulid selle tegevuse vahel ette maalahinguid, harvemini rohkem piiramisi. Linnuste piiramisi ja tormijooks oli jah, no üpris aludane, kui linnus valutati tormijooksuga. See tähendas lindale tohutut ressursi kulu, et kindlam oli ta piirata ja suudi alla anda, kui ta näildima hakkas ja haigused levisid. Et noh, eks siis need eestlased uskusid ka, et käisid jälle Rootsis, tulid sealt kraami ja noh, tulid siis need mingisugused välismaaled siia vastu, eks nad siis tulid seda sama tegema, et võtavad naisi kaasa ja röövivad kariloomi ja kõik. Aga no, siis ei olnud äkki kõik, et siis nad tulid ja hakkasid ise kindlusi ehitama ja see oli nagu üllatav, sellega nad ei olnud harjunud, et nad nii teha.